Täna vestleme Alex Edward Rausiga, kes on Eesti jõutõstja. Ja vaatamata oma noorele eale on mees võitnud Eesti võistlustelt 26 medalit, maailma meistrivõistlustelt toonud koju kuld- ja pronksmedali, Euroopa meistrivõistlustelt samuti 3 kuldmedalit ja aastal 2010 veel noorte meistrivõistlustelt kuldmedali. Tere, Alex! Tere! Siis, kui ülejäänud 14-aastased mängisid püssidega, käisid liivakastis võib-olla veel mängimas, siis sina alustasid treeningutega. Miks just selline ala nagu jõu tõstmine selles eas? No, hakkas meeldima lihtsalt. Vaatasin erinevaid videosid internetist ja tekkis ka see tahe tugevaks saada nii-öelda ja läksin jõusaali ja hakkasin tegema, nii ta läks. Aga kas sind keegi ka tagant tõukas, et nüüd mine või? See jõusaali teema ikkagi tuli ise kuidagi. Iseendas leidsin selle motivatsiooni nagu minna sinna. Ja hakkas nii hullult meeldima, et läksin kohe võistlema ja nii ta tuli vaikselt. Aga nüüd, kui sa mõtled järele, siis kas sinu selline lapsepõlv või nagu selles eas olemine erines ka teistest sinu ea kaaslastest mingil määral? Ma ei tea, ma ei oska öelda niimoodi. No eks ma ikka käisin õues ja mängisin ja veetsin aega, et võib-olla nii väga ei erinenud. Et selles mõttes see kõva spordi tegemine seda lapsepõlve nagu ära ei võtnud, ma arvan. Aga on ju erinevaid alasid, suusatamine, lauatennis ja nii edasi, et kas sa ka proovisid teisi või sa nii, kui sa selle ala võtsid, teadsid, et see on minu ala ja mina sellega nüüd tegelema hakkan? Ei, alguses ma ei teadnud, et see on minu ala. Ma alguses läksin nagu lihtsalt jõusaal, hakkasin tegema, jõud hakkas tulema, läksin võistlema, siis mul mingi hetk oli juba hulga võistlusid tehtud ja siis ma juba nagu sain aru, et see on nagu minu jaoks juba. Kuigi ma olen proovinud ka kõike muud, judot tegin aastaid, boksi olen teinud, Brasiilia jitsut nii-öelda, kui nii võib võtta, grappling või midagi siukest. Et praegu nagu tegelen nendega rohkem. Milline see jõutõstmine spordiala täpselt on? Et äkki sa räägid inimestele, et mis seal siis tehakse? No põhimõtteliselt see koosneb 3 alast siis. Kangiga kükk turjal. Siis on lamades surumine, pingil lamades, mida ma arvan, et kõik vast teavad. Ja siis on jõutõmme, ehk siis on kang on maas, tõmbad kangi siis maast nagu vööni. Põhimõtteliselt on see 3. harjutus siuke. Ja mis need raskused sul praegu on? Ma kujutan ette, et need on mitu mind või ma eksin? Jah, need on mitu sind. Praegu küll väiksemad selles mõttes, et ma nii palju kangi enam ei tee. Teen nagu rohkem ikkagi aeroobset ja siukest asja. Aga ennem olid raskused ikka seal, tavaline nähtus oli siuke, et üle 300 näiteks kükki ja lamades surumist seal 200-ga ja niimoodi. Need olid nagu sellised tavalised raskused võistlustel näiteks. Ja, et siis, kui ma suurust vaatan, siis ma olen alati mõelnud, et jõutõstjad sellised suured mehed nagu mäed. Praegu ma sind vaatan, siis võib öelda sinu kohta, et sa oled üks vintske selja. Jah, väike veel. Väike ka vintske. Ja, jah, ega nad ei ole alati sellised suured ja põkid, et pigem ongi võib-olla sellised saledamad, aga kuidagi on seda jõudu, jah. Ja milline siis näeb välja sinu treening? Et lähed sa jõukasse, teed seal miskit või? No ütleme nii, et jah, kui mingit plaani mul ei ole, siis ma lähengi lihtsalt, mul ei ole mingit plaani ette kirjutatud, ma lähen lihtsalt jõusaali ja vaatan, et näed, seda ei ole teinud, tükk aeg, et ma teen nüüd täna seda, ja niimoodi suhteliselt nagu suvaharjutusi, aga kui on ikkagi võistlusperiood, siis me ikkagi treeneriga mõtleme läbi selle konkreetse plaani, et kuidas nagu võistlusteni minna siis selle treeningkavaga, et ikkagi saada nagu see parim vorm. Kas see sportimine on sinu ainuke sissetuleku allikas või ikkagi sport päris leiba lauale ei too, et sa pead nagu midagi muud ka? Jah, tõsi ta on, et päris ta ikkagi leiba lauale ei too, et tuleb vahepeal ikka tööd ka teha. Muidugi on olemas siin igasugused toetused ja stipendiumid, aga nendest ei piisa kahjuks. Et tuleb jah tööd vahepeal teha.
öeldakse, et igal alal on vaja iidolit, et sul oleks sellist tahtmist ja kõike muud. Et kas sinul ka olid iidolid või on äkki praegugi veel? Konkreetseid iidolid mul ei ole olnud selles mõttes, et ma nagu vaatan kõiki ja pean kõikidest nagu spordimeestest, kes on nagu ikkagi kõvad ja on saavutanud midagi, et ma nagu kõigist pean lugu ja ikkagi vaatan, näed, et kõva vend ikkagi saavutas ja et noh, et see annabki nagu ka motivatsiooni mingis mõttes võib-olla juurde, et konkreetselt mingit iidolit ei ole. Kas Eestis on võib-olla selliseid rivaale, et kellega nüüd lähete võistlema, siis näed, et eelmine kord ta tegi mulle ära, nüüd tahan mina olla parem või sa praegu nagu tunned, et vot Eestis mina olen praegu number 1? See on võib-olla teatud ala peal, ütleme näiteks, kui ma kükis ja surumises võib-olla teen ära seal, noh üldiselt, siis näiteks jõutõmbes ma jään alla, noh, ja ikka tekib see, et no ikka võiks nagu parem olla natuke niimoodi, et no ei taha ikka alla jääda, aga noh, kogu summaga ma üldiselt ikkagi panen ära ja ei ole nagu probleemi selles mõttes. Kuna sul tekkis usk endasse, et vot mina jõuan sellel alal nüüd tippu? Ma ei teagi, ma ei oska nagu seda niimoodi. Või sa lihtsalt olid ja vaatasid, opa, ma olen tipus, mis nüüd juhtus? No jah, see võis umbes nagu nii rohkem tulla, et ma küll mõtlesin jah, et nagu võiks nüüd mingi medal oleks äge ära võita, aga konkreetselt nagu ei olnud niimoodi. See kuidagi tuli nagu ja siis kui mul juba seal paar medalit ära saadud, siis ma juba tundsin ja ma ikka tahan nüüd veel medaleid, et siis hakkas tulema see. Mis sul see esimene medal oli selline, mis sul nagu kõige tähtsam oli või mis andis sulle kõige rohkem sellist energiat, et Ma arvan, et see võis olla, kui ma ei eksi, see võis olla võib-olla siis, kui ma tegin esimesed Eesti meistrivõistlused kaasa, see oli siis äkki vanuses 17 vist. Siis ma vast nagu sain motivatsiooni juurde. Ma usun, et see võis olla see aeg, jah. Ja maailma meistrivõistluste tiitlid, kas see esimene 2013 oli kuld, eks? No kõige esimene oli tegelikult 2010. Ja, sellise noorte kuld, jah. No ja loomulikult me läksime ka sinna võistlustele, ma alguses ei uskunud, et ma üldse nagu midagi nagu võidan, aga selle kuidagi lõpuks võitsin selle kulla ära ja siis oligi niimoodi, et äge, et ma ära panin. Siis oli ikka hea tunne, jah. Ja mis sellel alal üldse tippu viib? No kindlasti seal määrab ka võib-olla natukene mingi andekus või siuke, ma ei tea, aga põhitõde vist on ikkagi see, et tuleb lihtsalt teha räigelt trenni, pühenduda selle peale ja minna edasi lihtsalt, et ega kõige helgemad medalid tulid mul ka ju alles, kui ma olin ju äkki 6 aastat võib-olla teinud seda ala, aga minul oli jälle see, et ma hakkasin nii noorelt pihta, mul oli see jõuareng alguses oli lihtsalt nagu nii meeletuna. Aga samas, kui võtad mingi suvalise inimese tänavalt ja panna ta näiteks, ütleme nii, kui ta teeks mingi 10 aastat vähemalt seda ala, ma arvan, et ta võiks ka tippu jõuda, et see ongi see järjepidevus. Motivatsioon, tahtmine, kõik, ja, et sa nüüd teed seda. Lihtsalt pead panema nagu edasi. Ja ma kujutan ette, et ega ju kõik ei ole selline roosiline ja lilleline, et kindlasti on ka sinul olnud sellised mõõna perioode, et mismoodi sa nendest oled üle saanud? Olen mõtlenud lihtsalt aja maha, olen nagu midagi muud vahepeal teinud, et lähengi näiteks poksisaali või maadlen natuke ja siis tuleb nagu see motivatsioon tagasi vast, et ja neid mõõnaperioode on olnud ikka niimoodi, et mõtled, et enam ei jõua, ei viitsi ja ei taha ja siis lähed korraks tuppa, kus sul on kõik asjad auhinnad, istud korraks maha, vaatad. Jaa, vähe on veel, tuleb vist edasi minna. Ja seda ka olnud, et seisad ja mõtled, et paar medalit veel. Mis sul üldse tulevikuplaanid on? Hetkel on niimoodi, et ma
võtan rahulikumalt, ma küll teen jõutõstmist edasi, aga ma teen teda vaiksemalt praegu. Et kindlasti MM-i teen veel kaasa ja eks näis, et muidu ma hetkel nagu olen rohkem boksi ja siis maadluse peal, et see nagu... Et ka nagu sealt mingiseid medaleid koju tuua, saan aru? Või see nagu pigem nagu hobi ikkagi? See on pigem nagu hobi hetkel, et ma teen seda ja vaatan, kuidas minema hakkab, et ongi see, et kuna mul läks ikkagi see motivatsioon läks nii alla vahepeal siin jõutõstmises, ma nagu teen väikse pausi, et 2-3 aastat ma küll teen jõutõstmist edasi rahulikult, aga teen midagi rohkem mingit muud spordiala ja ma usun, et siis on nagu edasi lihtsam minna. Mis eani sellel alal võib üldse, mitte nüüd võib, aga on nagu mõistlik olla, et kui sa saad jõuad mingisse ikka, et kas siis nagu, et sa ei saa enam nii häid tulemusi või on ikkagi see, et kui sul on rammu jaksu, siis anna ainult minna? Näiteks jõutõstmine sobib ikkagi väga vanadele meestele, et seal isegi 50-aastased pässid nii-öelda mõnel puus valutab, kõnnivad, lonkavad seal, ikka lähevad võistlevad ja on päris tugevad ka, et jõutõstmine, ta on niisugune aeglane ala, et ta ei ole nagu niisugune, ei vaja nagu hullult rahmeldamist. Saad teha ka nagu suht rahulikult, võtad trennikoti selga, lähed spordisaali, mõtled, sügad pead veid seal niimoodi, vaikselt teed ja ei ole nagu hullu midagi, et selles mõttes ta sobib põhimõtteliselt igas vanuses inimestele. Et ei ole nagu niisugust vanusepiirangut küll ei ole sellel. Siis võib öelda, et kõik on veel ees isegi. No põhimõtteliselt jah, põhimõtteliselt kõik on ees, et isegi 40-selt ma võin seal tegelikult teha midagi. On sul praegu mingi medal või mingid võistlused, mis sa näed, et nüüd varsti tuleb, et vot seda medalit mina tahaksin nüüd koju või Eestisse tuua? Kui ma veel selle MM-i nüüd kaasa teen, et siis kindlasti tahaks seda medalit ka, aga ma nüüd ei tea, mis värvi ta võib tulla. Aga vähemalt sa tahad, et üks ta oleks, eks? Teab, mul treener ka suutis kuidagi mind ära motiveerida. Mul vahepeal mõtlesin, et ma nüüd aastakese või 2 üldse võistle. Aga treener ka ikka rääkis, et kuule, et lähme, et MM on lähedal, et Soomes, lähme, et teeme ära. Küll, siis ma ikka mõtlesin, et ei saa, ikka peab nagu minema. Noori jõutõstjaid on meil vähe palju praegu. On sul? Neid tegelikult ikka on, jah. Praegu vist isegi ikka rohkem, ma arvan, kui varasematel aastatel. Jah. Et on nagu pealekasvu on sellel alal? Nagu on, jah, aga ta ei ole võib-olla nii kõva, kui võib-olla näiteks korvpallis on sellised noorte programmid, et ta ei ole nagu nii intensiivne, aga jah, noori tuleb, aga võib-olla mitte nii palju. Võiks isegi rohkem olla tegelikult. Mis sa nendele noortele ütleksid, kes võib-olla vaatavad sind, et näed, mees on toonud meistrivõistlustelt medalid ja nii edasi, et kes vaatavad sind võib-olla kui iidolit, et mis sa ütleksid neile? Tehke trenni ja nähke vaeva. Siis ka tulevad medalid. Seda ütlegi just. Suur aitäh, Alex, minuga vestlemast. Ma loodan, et neid medaleid sul tuleb juurde ja me näeme sind kõrgetel poodiumi kohtadel, kui ma vaatan, panen teleka tööle, vaatan ETV-d, vaatan, oi, Alex on toonud meile kulla koju. Nii et kõike head, paremat ja jõudu ja jaksu sulle. Tänud.